maja ka ehitad õieti või valesti peale, ehitad ümber, parandad, vundament on alati okei, et fundamentaalselt me oleme igavesed hinged, Satchitananda, õndsus, teadmised, teadus, eks ju, ühendus, kõik see, Jumal ja meie tema osakest, seal on kõik super-truper. Et konflikt tekib või õppematerjal hakkab siis pihta, kui tekib karma ja samastamine nende väliskihtidega, mida me alati räägime ka. Ja siis tekivad probleemid ehitusel ka, eks. Ehitajatega, nagu inimesed räägivad, ehitajad saad nii aru, sina naa, eks. Ehitajad küsivad seda hinda, sul ei ole nii palju maksta igast jamad, eks ju. Et justkui oleme konfliktis selle materiaalse maailma iha, viha, kadeduse, hirmude ja ekspluateerimise nagu energiatega. Aga hea on teada, et see background või see põhiolemus, meie olemus, ta nagu ei allu kunagi ja temaga ei juhtu midagi ja tal on alati igavene suhe. Headuse, armastuse ja kõik see tänulikkus ja kannatlikkus ja need imelised inimlikud omadused, need käivad nagu hingega kaasas ja kõikidel olemas see pagas. Et meie samastamise jõud on nii suur, kuna me ei tea ja seda, et olemas alternatiiv ja meie protest avaldubki selles, et me lähme konflikti just sellepärast, et see hing ei saa aru. Et mis asi see surm on, hingel ei ole surma. Aga kuna sa samastad ennast selle materiaalse kehaga, oled harjunud seal oma õnne-energiat kogema ja panustanud sinna peale, siis seal kuidagi Jumal on nii loonud, et valikuvabaduse raames, armastuse valikuvabaduse raames me saame siin oma rehad kätte kõik. Kuni lõpuks tekib inimesel see, kui ta on 5 miljonit korda tupikus on, siis ta hakkab küsima, et äkki saaks nagu tupikust välja. Siis tulevad pühamehed ja pühakirjad räägid ei. Lihtsalt leia üles see oma ühendus, mis kõlab lihtsalt, see tähendab see teaduse ümberhäälestamist, see tähendabki saatana pakti reguleeritud vaimne elu, eks ju. See puhastusprotsess. Lähed sauna ka, eks, et tahad puhas olla. Tunned, et kuidagi keha on must. Siis astud sauna sisse, koha oled puhas. Sauna, sa pead seal kütma sauna, pesema ennast, eks see ongi vaimne protsess. Aga head uudised on see, et kõik on alati hästi ja jääb hästi ja see hirmud ja surmahirm ja hirm, et meil ei jätku asju ja hirm, et see, et mul kehaga midagi juhtub või keha on haige või kõik see valu lähedaste kaotamine, kõik see on selline, sellepärast ongi see raske meile, et hing ei võta seda omaks, tegelikult sügavalt me tegelikult teame. Et see on selle materiaalse maailma illusoorne õppeprogramm või haiglaprogramm ja kui sa oled kõva koolitaja, rääkija, targa jutu rääkija, siis sa saad aru, et sa oled tegelikult ise ka haiglas, et sa ei ole veel, sa võid mängida arsti, aga tegelikult sa oled ise ka veel haige. Niiga, kui sa kuni alateadusena välja samastad ennast, ma ei tea, mingi oma tarkustega, oma kehaga, oma sugupoolega, oma vanusega, oma varaga ja nii edasi, niiga oled sa ka haige. Need on toredad vahendid, neid võib kasutada. Aga meil ongi see puhastusprotsess seisneb selles algajal vaimsel inimesel, et ta nagu räägib sellest kõigile ja ise puhastub ja ise selles mõttes näeb erinevad vaatenurki. Aga ta saab aru, et tal ei ole mõtet nagu uhke olla ja kedagi kadestada, sest ta on ikkagi haiglas veel. Tugevas selles materiaalse mahamaia energia illusoorses kruuvis.